Sõda väga lühidalt öeldes on relvastatud konflikt, klassikaliselt pigem riikide vahel, aga see võib toimuda ka riigi sees kahe erineva relvastatud rühma vahel. Kui inimesed ei suuda oma tülisid ja lahkarvamusi muud moodi ära lahendada läbi läbirääkimiste kokkulepete, siis võib tekkida kellelgi tahtmine relvajõuga proovida oma tahtmist peale suruda teistele. Ja need konflikti põhjused muidugi võivad olla siis väga erinevad. Vanasti sõditi palju sellepärast, et territooriume vallutada. Tänapäeval see on võib-olla vähem tavaline sõdade põhjus. Kontroll mingite maavarade üle võib olla sõja põhjuseks või siis lihtsalt soov võimu saavutada, enda võimupositsiooni kehtestada, kas siis ühe riigi poolt teise riigi üle või mingi riigi sees, siis mingi rühmitus soovib läbi relvastatud konflikti haarata võimu enda kätte. Õigustatud on see, kui riik kaitseb ennast sõjalise rünnaku vastu. Praegu Ukraina on muidugi väga selge näide sellest, et Venemaa tungis Ukrainale kallale relvaga, suurem riik väiksemale, ilma mingisuguse õigustuseta, põhjuseta, lihtsalt soovist enda võimu Ukrainas kehtestada. Ja Ukrainal kahtlemata on sellises olukorras õigus ka ennast relvaga kaitsta ja ka läbi selle, et ise teha relvastatud rünnakuid Venemaa territooriumile. Et see võib-olla on natukene tekitanud sellist arutelu lääneriikides, et kas see ikka on õigustatud, aga rahvusvahelise õiguse kohaselt see on õigustatud, kui Ukraina ründab Venemaa territooriumi selleks, et takistada Venemaa läbi viia rünnakuid Ukraina vastu, mida ta ju on juba mitu aastat teinud. Nii et jah, enda kaitsemine on alati õigustatud. Sõjavägi, kaitsevägi on muidugi üks oluline osa, vältimatu osa selleks, et riik suudaks ennast kaitsta. Aga ma ütleks eriti väikeriigi jaoks ja eriti demokraatliku riigi jaoks. Nagu Eesti on nii väike kui demokraatlik, et siis ikkagi see vundament on midagi muud, et peab olema selline riik, mida inimesed tahavad kaitsta. Nad arvavad, et see on väärt kaitsmist. Ja on mõtet investeerida raha oma kaitseväe ülalpidamisse ja samas peab olema ka ühiskonnas laiemalt valmisolek erinevates kriisiolukordades, siis sealhulgas ka sõjaolukorras osaleda riigi kaitsmisel, et see ei pea toimuma ainult läbi relva haaramise, sõjalises tegevuses otsese osalemise, vaid erinevates ühiskonna valdkondades on oma roll, näiteks kas või meedial on oma roll selleks, et riiki kaitsta tänapäeval. Inforünnakud on väga oluline osa sõjalisest tegevusest, käivad kaasas alati sõjalise tegevusega. Kultuurivaldkonnal on oma roll selleks, et nagu säilitada inimeste soovi oma riiki, iseseisvust, sealhulgas siis ka oma kultuuri kaitsta. Et selline tunnetus peab olema ja ühiskonnas peab olema nii palju sellist sidusust, et inimesed on valmis siis väga tõsise konflikti olukorras nagu ühtselt tegutsema. No pärast iga sellist suuremat sõda on alati proovitud luua selliseid rahvusvahelisi organisatsioone, mis aitaksid ära hoida järgmise sõja tekkimise. Näiteks pärast Napoleoni sõdu 19. sajandi alguses toimus Viini kongress, seal suuremad riigid tulid kokku ja püüdsid omavahel läbi diplomaatia lahendada lahkarvamusi ja kokku leppida selles, et kus on riikide piirid, milline on võimujaotus, kuidas omavahel suheldakse. Pärast esimest maailmasõda loodi Rahvaste Liit,
Esimene maailmasõda oli väga šokeeriv, siis oli juba see nagu sõjaliste vahendite võimekus ja nagu inimeste suutlikkus nagu kahju tekitada oli juba enne olematult suureks kasvanud, et see hävitus, mida sõda põhjustas, oli nii suur, et tekkis selline lootus, et äkki saaks läbi rahvusvahelise koostöö järgnevaid sõdasid ära hoida. Aga nagu me teame, see väga pikka aega ei olnud enne, kui järgmine maailmasõda puhkes ja Rahvaste Liit ei suutnud oma ülesandeid täita, et seal ikkagi läksid riikidevahelised pinged nii suureks, et oli riike, kellel oli soov läbi sõjategevuse ennast kehtestada, oma võimu tugevdada ja nii jõutigi teise maailmasõjani, aga pärast teist maailmasõda jälle veel tugevam soov läbi rahvusvahelise koostöö järgnevaid sõdu ära hoida. Hävitus oli muidugi veel suurem kui esimeses maailmasõjas ja siis sündis ÜRO ja kõik sellega seotud struktuurid, mis tänaseni on olemas. Ja Ukraina sõda nüüd, mida Venemaa alustas 2014, oli tegelikult esimene kord, kus väga selgelt nagu üks suurtest riikidest, kes on ka ÜRO Julgeolekunõukogu liige, läks relvaga kallale teisele riigile, alustas sõda. Et muidugi väiksemas mastaabis sõdu, relvastatud konflikte on maailmas viimaste aastakümnete jooksul palju olnud, et see ÜRO süsteem ei ole suutnud sõdu päriselt ära hoida. Aga nüüd oleme jõudnud jälle olukorda, kus isegi suurriik leiab, et teda need ÜRO kõige nagu olulisemad reeglid, mis just puudutavad relvastatud konflikti, et teda need ei piira. Ja oleme olukorras, kus ÜRO on praegu, ma ütleks, nõrgem kui kunagi varem ja ei ole sellist kindlust, et see suudaks pakkuda kaitset või suudaks ära hoida seda, et sõda veelgi laieneb või et ka mõni teine suurriik võib arvata, et sõjaline jõukasutus on kõige parem moodus enda positsiooni tugevdada. No, palju on võimalusi muidugi selles oma riigi kaitses osaleda ja mida tugevam see oma riigi kaitse ja vastupanuvõime on, seda väiksem on ju tegelikult see oht või tõenäosus, et me sõtta satume või sõjalise rünnaku objektiks satume. Kui me suudame sellist sõnumit saata kõigile riigist väljapoole, et me oleme valmis ennast kaitsma, me oleme tugevad, me oleme kindlad. Hea muidugi ka, kui on selliseid sõpru ja liitlasi, kes on valmis meid abistama ja seda koostööd ja liitlassuhteid tuleb hoida. Et siis saabki kõige paremini tegutseda selle nimel, et sõja ohvriks mitte sattuda. Ja erinevaid vabatahtliku tegevuse viise on ju, kuidas oma riigi kaitsesse panustada. Eestis meil on Kaitseliit, mis on populaarne ja tegutsenud aastakümneid, aga ka mitte sõjalised moodused selle nagu oma riigi julgeoleku ja ühiskonna vastupanuvõime tugevdamiseks aitavad kaasa sõdade ennetamisele. Ja siis muidugi on ka see oluline, et me saame aidata riike, mis on sõjalise rünnaku ohvrid, et Ukraina on selline väga selge näide ja meil on olnud väga tugev solidaarsus Eestis Ukraina suhtes, väga tugev soov aidata Ukrainal ennast kaitsta. Et siin on nagu ühelt poolt selline, ma arvan, emotsionaalne põhjus, inimesed nagu tunnevad kaasa, näevad, et see on nii ebaõiglane, nii julm, mis Ukrainas toimub, et tahetakse puht inimlikult oma abi pakkuda. Aga siis teistpidi on selline
natuke nagu isekas moment siin ka, et me teame seda, et kui Ukraina peaks sõja kaotama, kui Venemaa saavutaks võidu, siis on suur oht, et Venemaa saaks sellest julgustust juurde ja prooviks oma kontrolli ka teiste naaberriikide üle lisada, nii et see nagu sõjalise konflikti oht ka otseselt meie lähiregioonis kasvaks juhul, kui Venemaa peaks Ukrainas sõja võitma, nii et sellepärast ka see Ukraina toetamine on nagu meie vaatest oluline ja just nimelt aitab ära hoida seda, et sõda laieneks ja jõuaks ka meie oma regiooni ja oma riigi.